Kim Jong-un kardab nii väga, mida tema enda sõdurid ülekuulamisel öelda võivad, et ta tegi enesetapu ametlikuks poliitikaks kõigile, kes Venemaal vangi langevad. Põhja-Korea sõdurid, kes võitlevad Venemaa ja Ukraina eest, on nüüd saanud otsese käsu end lahinguväljal tappa, selle asemel, et vangi langeda. Ja Kim kinnitas seda ise laval Pyongyangis toimunud mälestusüritusel oma hukkunud sõduritele, kus ta nimetas neid mehi kangelasteks ja kiitis neid selle eest, et nad valisid selle, mida Põhja-Korea nimetab eneseõhkimiseks. Ma ei tee nalja. Sellest saab kindlasti osa sarjas It's Always Sunny in Philadelphia. Näite, kuskil 2024 aasta lõpus saatis Kim umbes 14 000 Põhja-Korea sõdurit võitlema koos Vene vägedega Hruštše piirkonda, kuhu Ukraina oli alustanud vastupealetungi Vene territooriumile. Põhja-Korea saatis nad vastutasuks Venemaa majandusliku ja sõjalise tehnoloogia eest. Ja see ei läinud Põhja-Korea sõduritele, kes võitlesid hästi. Saadetud 14 000-st on juba üle 6000 surnuks kinnitatud. See on 43% kaotuste määr, üks kõrgemaid, mida ühegi nüüdisaegse sõjalise operatsiooni puhul ajaloos nähtud on. Kuid kõigist neist on Ukraina suutnud elusalt kinni võtta vaid 2 põhjakorealast. Vähemalt nüüd me teame, miks. Selle asemel, et alla anda, tõmbasid põhjakorealased tõenäoliselt granaadil splindi välja ja lasid end õhku. Või tulistasid end ise või kasutasid mõnda muud meetodit, et ukrainlased ei saaks neid kunagi üle kuulata. See oli eneseõhkimine. Pea meeles, need sõdurid ei võitle oma kodumaa eest. Nad ei võitle ideoloogia nimel. Nad võitlevad sellepärast, et alternatiiv, vangi langemine ja Põhja-Korea sõjasaladuste paljastamine seaks nende kodus olevat tered ohtu. Nende vanemad, õed, vennad ja lapsed võivad sattuda töölaagrisse. Seega enesetapp ei ole kangelaslikkus, vaid oma lähedaste kaitsmine.